Tere, mina olen Arvo Kassin. Täna ma olen köögis ja minu kord või järjekord on täna teha süüa. Ja ma otsustasin teha panniroa. Mul on liha umbes pool kilo. 3 need porgandid mul on aiast võetud. 4 kuskil kartulid, nad umbes võetud. Pool kaalikat on mul siin, näete, pool kaalikat. Ja siis mul on sibul ja 3 küüslauku küünd. Ja ongi kõik, sellest ma pean saama söönuks. Ja eks ma siis siin kõige enne, mis ma teen, ettevalmistuse teen. Et kõige enne tuleb see liha lõigata väikestes kuubikuteks. Selleks ma lõikan siis enne kõige enne ta nagu ribadeks. Ja siis ma saan teda veel kord lõigata umbes 2 sentimeetristest ribadeks. Ja siis ma lõikan nad omakorda jälle kuubikuteks. See on nüüd ettevalmistav osa, mis ma, nagu öeldakse, teen valmis. Ja siis läheb teine töö, siis on termiline töötlemine. See retsept on võetud mul internetist, see ei olegi minu looming. Ja siis siin on olemas selline kapsaraud laineline, selle ma ostsin ka poest. Ja selle ma tükeldan sellega siis kõik need köögiviljad ära. Kartuli tükeldan, näete niimoodi sellisteks kuskil paar millimeetrit kuubikuteks, või tähendab ribadeks. Ja siis ma lõikan ka kõik need porgandid. Ja kõik ma kaalika, näete, ma lõikan sellega pooleks ja siis veel kas või väiksemaks, kui liiga suured on viilud. Ja liiga suured võib-olla paksud lõigata, siis ta võib-olla ei saa pehmeks võib-olla ei saa. Ja ka niimoodi näete, ma loodan, et need saavad pehmeks küll, kui need. See on kaarikas siis veel. Ja samamoodi ma lõikan siis porgandi. Porgand on samuti. Nüüd on niisugune omapärane, niisugune teistmoodi kui muidu lõigatud. Nii, ja samamoodi siis kartuli ma lõikasin juba. Kaalika, kartuli ka ja kartul oli ka võtsin ka. Kartul teeb ka siis nii. Nii, sellega ma teen ära. Ma ei raiska teie aega. Aga sibula ma lõikan siis pooleks, näete. Ja siis ma lõikan sellisteks nagu ribadeks. Pimedamad ribadeks. Küüslaugu ma muidugi lõikan, peenistan ära selle maitstamiseks. Nii, ma jätan. Nii, siin on liha nüüd on tükeldatud, kõik köögiviljad on siin tükeldatud, näete. Sibul ja kõik on sees, siin küüslaugu ma tükeldasin ära. Nüüd ma panin, näete, panni tulele, suurem pann. Ja siia ma kallan nüüd parasjagu, mingi võib-olla 5 milli õli. Ja siin läheb nüüd pann tuliseks ja siia me paneme peale liha. Me smoorime, nagu öeldakse, liha ära, kuumutame teda, praeme kummakilt poolt. Paral tulisel tulel. 2 poolt me smoorime ära. Siia me paneme lihale, me paneme ka muidugi soola, maitseained ka. Panen pipart ja siis siin on üks mul eraldi veel liha maitseaine. Ma ei tea, mis tema nimi on. Aga kunagi ma saan targemaks, eks ma siis räägin, mis ta nimi on.
ja siin nüüd ei saagi rohkem oodata, kui ta ükskord läheb smoritud ja siis hakkame kallama juurde kõike. Nüüd siin ma praen teda nüüd mõlemilt poolt, ta on mul juba parasjagu smooritud selline. Ma panen talle soola ka lihale, liha tahab soola saada. Nii. Ja panen talle liha maitseaineid ka. Ma ei tea see, mis maitseaineid on, aga halba ta ei tee, ta on hea maitsed. Nii, kuldele. Võib talle kipart ka panna. Natukene. Mulle meeldivad kõik kärtsumad toidud. Nagu see liha annab ka teistele kärtsu juurde. Ja siin ei olegi muud, kui me paneme nüüd köögiviljetele juurde. Siin on ta juba pool pehme juba. Nii. Ja siia paneme nüüd selle kõik juurde. Porgand, kaalikas, sibul. Pann saab päris täis. Suur pann tõmb. Ja siia muidugi peaks kartul tahab soola ka saada. Nüüd on seda segane ka. Pann on küll suur, aga seda nodi on ka palju siin. Nii. Ja siia paneme nüüd, kui on siin veegan keet kuuma vett ka ja seda ma kallan nii, et see pool seda hunnikut on siis veega nagu kaetud. Nii. Ja ma panen talle kaane peale. Aga siia võib panna ka muidugi paar loorberilehte ka maitseks. Senikaua ma panen haudu, ma lendan aiest peterselli ka. Panen talle loorberid ka küldele. Ma arvan, et see kibedaks ei lähe. Ja nüüd ta jääb siin tasasel tulel, jääb siin haudu, ma keeran natukene väiksemaks tuld. Nii. Ja ma näen tuon aiast nüüd peterselli ka. Näete, siin saab mul mursu. Ma panen talle peterselli ka. See annab ka talle. Me ei sega teda praegust. Las ta mursub ilusti. Umbes 15 minutit. Siin on veel aega veel. Nii, nüüd on kuskil 15 minutit on ta kuskil siin pannud. Ja me võime siit nüüd võtta, korjata välja need loorberilehed. Need ei pea siin toidu jaoks nagu olema, kui me need üles leiame. Aga noh, kui ei leia ka, siis ega siis see midagi ei juhtu, kui see pole pipar. Nii. Nüüd me võime teda kergelt segada ka, vaadata, mis ta siis juhtub. Kuidas ta, kas kartul ja kaalikas ja kas on juba pehmed.
ma usun, et nad on. Sest kui nad oleksid väga suured, siis nad ei valmiks nii ruttu. Nii. Ma arvan, et pere saab siin söönuks küll. Siin on ikka liha ka natuke sees ja mina ei tohi küll liha süüa, aga eks ma jätan teistele. Ja kui ma mõne kuubiku võtan, ega siis arst keelas mul ära liha söömise. Ja kui mõne kuubiku võtan, ega siis see nii hulluks asi ei ole. Nii, vaatame, kuidas kartul on. Peaks kartulpastis ka pehme olema. Ja nüüd võib panna siis küüslaugu ka sisse. Kapitud küüslaugu. Ja võime teda natukene segada ka. Lasta nüüd enam küüslaugu maitse ka juurde. Ja kuskil 3-5 minutit lasen veel ja ongi kõik. Nii. Nüüd peaks see asi nüüd ilus olema. Ja meie liha köögivilja panniroog peaks valmis olema nüüd. Ja komponendid siis olid siis kartul, kaarikas, porgand. Ja muidugi liha on ka sees. Ja siit, kes tahab, näed, saab seda mahla ka. No siin on korralik meheports. Näete, siin ta on mul nüüd. Head isu teile. Kui meeldis video, siis teeme jälle midagi. Ja siin ta on mul siis taldrikul. Tänane õhtusöök. Head isu.